Tere tulemast kuulama Refresh & Go 5. episoodi. Tänane teema on hormoonid. Meil on külas Lisette. Tere. Aitäh, et kutsusiteks. Ma olen väga õnnelik, et ma siin praegu olen. See on lõpuks ometi minu võimalus päriselt asjasse nagu süvenelt rääkida. Et mina õpin hormoone ja ma õpin ka tegelikult lisaks tervisedendust Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja siis tegelen sotsiaalmeediaga. Et kus ma siis seda kõike nagu nii tervisedendust, aga pigem ikkagist nagu hormoone tutvustan nagu inimestele, et nagu seda nii-öelda lihtsalt teavitustööd teen ja nagu räägin nagu kuidas täpselt mis kõik toimub su kehas. Ja oota, mis sa Tervishoiu Kõrgkoolis õppisid? Tervisedendus. Okei, milles see siis nagu seisneb? Tervisedendus on põhimõtteliselt nagu tervishoiuliik, aga see ei ole nagu õendus või arstindus, see on nagu kuidas inimesed üldse haigeks ei jääks või kuidas nagu ennetada haiguseid. Põhimõtteliselt see on nagu ennetustöö. Okei, väga põnev. Oota, ja mis sa sellega edasi soovid teha lihtsalt huvi pärast? Ei tervisedendus on tegelikult nagu, see on bakalaureuse kraad ikkagist, et sellega ma saan minna tervisedendajaks tööle. Mis on nagu kas ma saan minna näiteks kohaliku omavalitsuse tasemel või minna haridusasutuste tasemel, ma põhimõtteliselt saaksin olla siin murgis ka tervisedendaja. Okei, see võttis väga huvitava suuna praegu alguses, sest ma absoluutselt ei oodanud seda, sest nagu see on nagu hästi huvitav, ma ei tea, miks ma varem ei ole kuulnud sellistest nagu tervisedendamine. Sest et seal on väga vähe inimesi tegelikult võetakse, et mul on ainult 15 kursakaaslast. Et nagu iga aasta on nagu väga väike osa ja nagu see on alles esimest korda sai seda õppida aastal 2007 Eestis, et see on nagu 2010 alles esimesed lõpetasid ja siis nagu see tekkis üldse see eriala Eestisse, et nagu see on täiesti nagu uus asi, et sellest ei olegi nagu põhimõtteliselt need töökohad ka alles praegu nagu tekivad. Nagu tegelikult kui ma mingi lõpetan selle, võib-olla mul ei ole tööd, ma ei tea, aga kes me siis saame teada. Jaa, aga samas mulle tundub, et see on suht praktiline selles mõttes, et seda saab nagu isegi kui sa nagu ei kavatse edasi midagi sellega teha, siis nagu ikkagi nagu lõpuks nagu kuidagi iga päeva ellu rakendada. Aitäh! Okei, ühesõnaga. Ja, kuidas sa üldse nagu jõudsid selleni, et siis võib-olla seda õppima minna või kuidas sa jõudsid nagu selle hormoonide teemani? Tegelikult mul oli suht identiteedikriis suvel, et nagu ma lõpetasin gümnaasiumi siis aastal 2024, nii et ma olen 20 aastane palju või ma olen teinud teist 3 aastat varem. Et siis mul oligi, ma võtsin vaheaasta, käisin reisimas ja mul nagu lihtsalt suvel nagu nüüd see suvi, mul oli reaalselt identiteedikriis, ma ei teadnud, mida teha, ma olin täiesti nagu masenduses lihtsalt kodus mingi, mis ma oma eluga teen. Ja siis ma tahtsin tegelikult täiega psühholoogiat õppima minna ja Tartu Ülikooli, ma sain sisse. Ja siis ma leidsingi sellise eriala nagu tervisedendus ja ma olin mingi, see tundub huvitav. Tegelikult alguses mind väga ei huvitanud, aga ma ei saanudki sisse nagu teistesse, kuhu ma tahtsin saada, siis ma olin nagu sunnitud sinna minema. Ja saad aru, see on nagu kõige parem asi, mis ma kunagi juhtunud on. See on reaalselt nagu, see on põhjus, miks ma usun reaalselt saatusesse nagu, sest et see oli nagu nii saatuse moment. Jaa, see on nii armas. See on nagu tõsiselt nagu praegu ma ise olen ka nagu, miks ma üldse nagu hakkasin küsima selle kohta või miks see huvitav mulle tundus on sellepärast, et ma tunnen, et hetkel praegu minu jaoks ka on nagu siuke hetk, kus mul on nagu nii confused, mida ma teha tahan oma eluga, kuhu ma edasi tahan minna, mis siis, et ma olen praegu 11. klass, mitte nagu siis juba gümnaasiumi lõpetanud, nagu sa oled. Et aga jaa, et see on nagu väga põnev, et ka mind nagu kõnetas see. Ja mis sa öelda tahtsid, vabandust? Ei räägi. Aga ma tahtsin lihtsalt seda rääkida, et nagu tervisedendus ja nagu ma ütlesin alguses, et ma õpin tervisedendust lisaks, aga tegelikult ma nagu tervisedendus on see põhieriala, mida ma bakalaureses nagu õpin, aga nagu mind ennast lihtsalt, ma ütlesin sellepärast, et kuna mind ennast tegelikult huvitavad need hormoonid nagu palju rohkem, kui siis nagu tervisedendus on nagu see lai nagu üldse siis tervis on aga hormoonid on nagu nii spetsiifiline teema ja siis ma hakkasingi, miks ma üldse nagu nendest hormoonidest ise uurima hakkasin,
oli see, et mul endal on nagu eluaeg olnud akne ja nagu mingi hetk ma sain aru, et see on nagu hormonaalne akne, by the way, tegelikult enamus akned ongi hormonaalsed, pärast sain teada, ja siis oligi, et nagu ma ei tahtnud seda aknet, ma olingi mingi, et kuidas ma saan nagu sellest lahti saada. Ja siis ma hakkasin hormoonide kohta uurima, nii et tegelikult võiks öelda, et nagu väga tänulik olen selle aknele. Ma tahtsin just öelda, et see on nagu väga põnev, et sa nagu tegid mingisugusest nagu täiesti tavalisest probleemist endale nagu platvormi, kus nagu edasi mida õppida. Et sa oled ju suhteliselt aktiivne nüüd sotsiaalmeedias, et sa alustasid sügisel. Ja. Vist oli, on ju? Ja, mingi 4 kuud tagasi. Ja kuidas su platvorm kasvanud on? No täiesti crazy, nagu ma ei oleks oodanud. Ma mõtlesin, et ma alustasingi sügisel nagu seal Institute for Menstrual Health on selline, kus ma siis nagu alustasin hormoonide õppimisega. Ja ma alustasin seda sügisel, siis ma mõtlesin, et ma hakkan nagu kohe oma mingi Instagramiga kasvatama, et hakkan nagu kohe nagu samal teekonnal nagu rääkima inimestele ka, kuidas nagu mis kõik toimub, samamoodi nagu ma õpin, et lihtsalt räägingi, et mida ma õpin siis iga päev põhimõtteliselt. Ma mõtlesin, et mingi väike asi, mingi teen lihtsalt. Ja siis 6 nädalat mul oli 600 followeri, ma mingi siis kirjutasite teie mulle, et tule podcast'is, ma olin nagu girl, ma seda mingi kuu aega teinud, ma ei julge, mul ei ole midagi rääkidagi veel, nagu ma olen nii vähe õppinud, nagu ma teadsin nagu iseseisvust õppest midagi ja nagu midagi läbinud, aga reaalsuses nagu, ma siiamaani tegelikult, mul on 12 moodulist läbitud 5. Et nagu tegelikult mul on nii palju veel minna ja nii palju infot alles tuleb. Aga selles mõttes et sotsiaalmeedia on tõsiselt nagu mul on nagu nii toredad inimesed ja nagu ma olengi tahtnud nagu sellist community tunnet luua, et nagu tuuagi just need naised ja tegelikult ka mehed, 30% followeridest on mehed tegelikult, nii et nagu kokku, kes nagu mõtlevad samamoodi ja nagu neid huvitab see tervis üleüldiselt, et see on nii successful olnud, et mul reaalselt iga päev kirjutatakse DM-i, et see on täiesti crazy mu meelest. Aga mida sulle kirjutatakse siis peamiselt nagu mingi, et sa oled nii äge või? Ja reaalselt üks tüdruk kirjutas mulle lihtsalt DM-i, et sa oled nii äge, kuidas sa nii äge oled? Siis ma ütlesin, aitäh sulle. Ja siis ta kirjutas mingi paari päeva pärast uuesti, et by the way, ma olen fotograaf, ma täiega tahaksin pildistada ja ma olen pühapäeval pildistama ka. Nii tore. Nii ägedad võimalusi on nagu tänu sellele. Jaa. Et tõsiselt nagu kõike kirjutatakse lihtsalt ja nagu mulle antakse nõuandeid, ma küsin ka hästi palju, kuna ma ei tahagi nagu olla inimene, kes lihtsalt üksinda teeb seda teed, et ma tahangi nagu, et me teeks kõik koos seda. Ja nagu, see sama kommuunitunnetus, Et nagu te saate ka valida, millest ma räägin, on ju, et nagu millest te kuulda tahate, saate feedbacki anda, mis on hästi, mis võiks olla paremini ja nii edasi, et nagu hästi siuke community tunne tahaks. Ja lihtsalt huvi pärast, kas see on nüüd nagu võib-olla esimene siuke pikem formaat, mida sa nagu teed, et kui peamist sa teed ju neid väikseid klippe ja et kas see ongi nagu esimene kord, kui nagu võib-olla saab sinuga natuke lähemalt tuttavaks? Ja on küll, sest et ma tõsiselt Instagramis ja TikTokis ka, et sa ei saa teha nagu mingid pikemaid videos, et nagu see ei ole lihtsalt võimalik, et see peab olema kõik mega quick, on ju. Ja, ta peab olema siuke catchy. Jah, et inimesed nagu üldse satuksid vaatama, et see on põhimõtteliselt, mida sa Instagramis teed, on see, et sa lihtsalt fish'id nagu neid inimesi, vaata, et kuidas, et nad üldse näeks, mis asi see on, et neil on nagu pealiskaudselt nagu tutvustada seda. Kuna ma olengi seda nagu nii vähe teinud veel, siis ma nagu ei olegi veel suutnud välja mõelda, et kuidas nagu nii-öelda siis neid inimesi nagu päriselt nagu neile rohkem rääkida siis sellest teemast nagu sügavuti, kuna ma ei tea, mis formaadis seda teha, nagu ma ei kujuta ette, võib-olla ma hakkan YouTube'i pidas tegema, I don't know. See oleks väga põnev, kus suures nagu mingi vlog lihtsalt nagu, sest sa tundud nii siuke nagu aktiivne inimene või selline nagu huvitav inimene, keda jälgida. Kuigi ma ausalt öeldes nagu, kuigi ma olen ka ise TikTokis ja Instagramis sinu peale sattunud, siis siin ma nagu jälgima hakkasin just selle podcasti raames, et kui Miia mulle kirjutas, et kutsume sinu, siis ma olin nagu, et ma olen sind nagu varem näinud ja sul on nagu väga mõistlik jutt ja see tundub nagu päriselt siuke põnev teema, mis just nagu meie sihtrühmale ja kuulajaskonnale nagu sobida võiks. Et kui ma, nagu ma võib-olla ei ole nagu nii süvenenud sinu nagu sellesse, mis asi see on nüüd siis?
nagu sisusse ja et ma ei ole sisusse eriti nagu süvenenud, aga ja, et võib-olla sa natuke räägid, et milline su nagu võib-olla igapäevaelu välja näeb või nagu milleks sa tegeled lihtsalt nagu selle kõrvalt, et kas või seesama, et kuidas sa seda hormoonide teadmist siis nagu ära kasutad võib-olla? No igapäevaelus selles mõttes võin kohe öelda, et ma olen nagu alati olnud pigem tervisliku eluviisiga inimene või nagu mind ongi alati tervis huvitanud. Sellepärast ma nüüd ka nagu seda edasi arendan endas. Aga, tervis edendaja. Ma edendan endas iga päev tervist. Aga lihtsalt, et ma ei tea, ma kujutan ette, et mu igapäevaelu tegelikult näeb tavaline välja, et nagu selles mõttes, kui sa mõtled nagu hormoonide koha pealt, et kuidas ma neid siis nagu... võib-olla seda ka, jah. Lihtsalt su elu tundub nii esteetiline, kuidagi nagu need postitused nagu on nii catchy, nagu päriselt ka need on nagu, ma võtan seda Instagrami lahti ja nagu ma näen nagu koheselt nagu 10 000 erinevat asja, mis mind nagu huvitavad ja kuhu ma tahaks klikkida, et lihtsalt nagu no siis ma teen oma tööd hästi. Teed küll, jah. Nagu see peab õige olema, kui sa nagu kuu aega 600 followeri said, see nagu, ma ei usu, et see niisama on. No jah, selles mõttes, aga noh, igapäevaelus, no ma tegelengi, nagu see sotsiaalmeedia tegelikult võtabki mul nagu enamus aja ära, et kuigi ma käingi 2 koolis pluss sotsiaalmeedia pluss eraelu võiks ka olla. Noh, ongi see, ma isegi ei ole sellest rääkinud. See, kus ma hormoone nagu õpin. Ma õpin... Kas ma räägin sellest praegu? Jaa, ma võite midagi rääkida. Ma õpin hormoone USA programmis nagu reaalselt professionaalide käe all. Üheks nagu eestvedajaks on siis Nicole Hardim, kes on nagu, ta on kirjutanud raamatu Fix Your Periods, mis on nagu best-selling mingi autor on ta, ja tal on siis oma nagu selline kool, mis on nagu 6 kuud kestab ja sa saad siis pärast lõpuks nagu certification, et sa oled Women Hormone Health Expert. Okei, kuidas sa sinna sattusid? No see oligi see, et selle akne pärast, mul oli see akne ja ma lihtsalt nii väga tahtsin sellest lahti saada ja siis ma mõtlesin, et kurat, ma pean need hormoonid, nagu ma sain aru, et see on hormonaalne. Ja siis ma hakkasingi uurima ja siis ma sattusin sinna ja siis ma mõtlesingi, et okei, sest tegelikult nagu infot on nii raske leida, sest nagu okei, kui sa mingi TikTokist otsid, no kõik räägivad erinevaid asju, nagu see on võimatu lihtsalt. Googleldades, Google lihtsalt ütleb sulle, et sured ära mingi homme, nii siis hakkad artikleid lugema, artiklid on nii keerulised, sa ei saa aru nendest, nagu mis see point siis nagu on. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, kas tõesti nagu sükest asja ei ole olemas, kus seda nagu õppida saab, sest koolis seda ei õpetata, ma ei saa nagu ilmselt arstidele üldiselt ikka õpetatakse nagu mingit osa sellest, aga ma ei tahtnud nagu arstiks õppida. Ja siis ma leidsingi selle, lihtsalt guugeldasin, leidsin ja nüüd ma olengi seal ja see on nagu lihtsalt, see on kõige parem asi, mis ma teinud olen, nagu ma tegelikult suht kaua mõtlesin, kas ma tahan seda teha, kuna see nagu maksab ja see ei ole just kõige odavam, mis ma mõtlesingi, et okei, kas ma päriselt võtan nagu selle ja päriselt nagu teengi selle lõpuni. Pluss siis nagu baka kõrvalt on ju ka, et nagu ekstra koormus. Siis ma olin nagu okei, fuck it, ma olen ühe korra elus 20, ma teen kõik ära, mis ma praegu teha saan, nii et kui mul seda energiat on ja siis ma võtsingi selle ette ja siis ma olingi, et okei, see on nii äge, ma tahan sellest sotsiaalmeediat ka teha. Ja siis ma lihtsalt hakkasingi tegema sotsiaalmeediat ka ja siis nüüd ongi see, et 3 asja korraga, hops. Ja ma just mõtlesin, et sa oled seda kõike nüüd sügisest alles hakkasid tegema. Kõike alustasin sügisel, kõik 3 asja. Lihtsalt nagu täiesti nagu okei. Ja, väga põnev. Go big or go home. Ja tegelikult, kusjuures mu järgmine küsimus oligi see, et kuidas sa nagu aknast jõudsid nagu menstruaaltsüklini? No selles mõttes hormoonid ja menstruaaltsükkel on nagu 2 erinevat teemat, et need ei ole tegelikult samad asjad, lihtsalt menstruaaltsükkel on nagu hormoonidest nagu nii-öelda väike spetsiifiline osa ainult, et hormoone on nagu, mis reguleerivad nagu kogu su keha, näiteks mingi temperatuuri, ärkvel ja une mingid tsükleid näiteks ja siis ongi nagu, su kehas on tegelikult 2 tsüklit. Üks on unetsükkel, mis on siis päevane tsükkel, mis on tsirkaadian rütm, on ju. Ja siis see ongi nagu 24 tundi, see on, mis on meestel. Ja siis teine on ainult naistel, seda ei ole meestel, see on infraadia rütm, ma ei ole kindel, kuidas see eesti keeles on. Ja see ongi siis umbes 28 päeva või 1 kuu. Ja see on nagu ainult naistel, et see ei ole meestel, see on ainult meil. Et ja nagu ongi, et see
nagu ja seda siis mõjutavadki suguhormoonid just, et see on nagu täiesti nagu nii-öelda väike allosa hormoonidest, aga nagu nii palju, kui ma nüüd hormoone õpin, sest ma tean, et hormoonid põhimõtteliselt nad nagu reguleerivad kogu su keha ja nad ongi nagu su keha on nii nagu holistiline, ehk siis ühtne süsteem, et nagu ei saa olla nagu mingit asja nagu eraldi, nagu mingid sümptomid, et see on nagu nii palju suurem tegelikult, kui mina olen kunagi näiteks aru saanud ja ma arvan, et nagu ka paljud inimesed tegelikult ei saa aru, kui suur nagu see asi tegelikult on. Et näiteks üks väga hea viis, kuidas seda seletada, on läbi autode. Et põhimõtteliselt hormoonid on nagu autod ja siis su veresooned on nagu superhighway ja hormoonid liiguvad läbi vere. Ja kui päris liikluses kaks autot crashivad, siis nagu ei ole ainult kahjustatud need kaks autot, vaid on kahjustatud kogu see liiklus, sest et nad panevad ilmselt selle liikluse seisma. Ja sama on täpselt nagu hormoonidega ka, sest et ongi, kui toimub mingi kahjustus, mingi haigus või mingi, ma ei tea, seisund, halveneb, mis iganes tervislik probleem, siis ei ole tegelikult nagu mingi ainult see väike kohake sinus nagu affected sellest, vaid on kogu su keha ja nagu see, miks hormonaalne tervis nagu üldsegist mulle nii meeldib või miks inimesed peaksid sellest rohkem teadma, ongi see, et nagu nad saaks aru, kui nagu ühtne süsteem on su keha. Et ja just siis eriti naistel on ju. Või meestel ka. Meestel ka, naistel on lihtsalt see nagu menstruaaltsükkel siis lisaks nagu, mis nii-öelda teeb asja huvitavamaks. Okei, aga võib-olla lähmegi siis nagu selle peale üle, et ma tean, et sa nüüd väga teaduslikuks ei tahtnud minna, aga lihtsalt nagu ei midagi lihtsalt nagu, et võib-olla sa räägid natukene, et ma ei oskagi praegu otseselt küsida, et mis need võib-olla faasid on sellesse nimi vist? Ja, et see on tegelikult selles mõttes, nagu ma ei tea, miks sellest ei räägita nagu piisavalt. See on nii oluline teema minu meelest, et naised nagu, ma ei tea, kui palju sina näiteks bioloogiatunnis oled kuulnud. Ilmselt kuna sa küsid, siis pigem vähe. Ei, kusjuures ma ei ole üldse seda kuulnud. Ma olen ühe korra olnud nagu, mäletan, põhikoolis oli 1 tund, kus me rääkisimegi siis nagu sest pikkusest. Okei, seal tuleb nagu see ovulatsioon ja mis iganes teised asjad on. Siis on midagi ikka tead päris. Aga ma tean ainult seda, et okei, et see ovulatsioon on vist see aeg, kus on kõige suurem tõenäosus rasestuda, on ju? Nii. Aga see on kõik ju. Selles mõttes, et ma tean ainult nagu, ma oskan sulle, kui sulle jätad mulle nagu pildi ette nagu emakast konkreetselt ja seal ma näen seda kunagi munarakku ja siis ma tean, kus kohas on nagu ovulatsioon ja kus kohas ei ole. Et see on nagu kõik selles mõttes, et kuidas see nagu lõpuks nagu, kuidas see teadmine mind aitab peale selle, et ma nagu rasedaks ei jääks esiteks ja teiseks, kuidas ma tean, et nüüd on nagu ovulatsioon? See on väga hea küsimus, sest et tegelikult okei, ma võin, kas ma tutvustan lihtsalt? Muidugi võid. Okay. Põhimõtteliselt su tsükkel algab siis sellega, et sul hakkavad päevad. Ja siis ongi see, siis hakkab samal ajal, kui sul tegelikult on päevad, hakkavad nagu järgmised munarakud. Munarakud on naisel nagu sünnist saati olemas. Aga põhimõtteliselt need nagu foliikulid hakkavad sinna ümber nagu kasvama ja siis ta põhimõtteliselt hakkab nagu maturima. Ja. Nii. Ja siis, kui see munarakk on nagu piisavalt mature'inud, see ongi siis läbi nende suguhormoonide. Estrogen ja näiteks luteniseeriv hormoon ja foliikuleid stimuliseeriv hormoon ongi need naise põhilised suguhormoonid esimeses faasis. Ja siis tänu nendele nagu lõpuks see munarakk nagu valmib ja siis ta on lõpuks valmis väljuma nagu sellest foliikulist nii-öelda. Aga see ongi munarakku, kas sa tead, mis asjad on mitokondrid? Ja ikka jah. Okei, mitokondrid lihtsalt huvi pärast. Ei, see on mul homme see kontroll tões. Okei, päriselt. Mõtke hea timing, näe, ma räägin sulle siin ka. Põhimõtteliselt munarakus on nagu kõige rohkem mitokondreid, nagu küpsevas munarakus on kõige rohkem mitokondreid kogu su kehas. Ja mitokondrid ongi põhimõtteliselt need, mis nagu annavad energiat, nad nagu toodavad selles rakus energiat. Ja põhimõtteliselt ovulatsioon on nagu kõige nagu energiat võtvam protsess üldse, sest et põhimõtteliselt ja siis ongi nagu ovulatsioon
võtsin selles ühes videos ka seda, et evolutsioon ongi tegelikult elu mõte nagu bioloogiliselt. Kuna see on nagu, su keha valmistub terve aja nagu selleks, et see munarakk sealt väljastada. Ja siis, mis juhtub edasi kehas on see, et kui su munarakk on väljastatud, siis su keha eeldab, et see viljastatakse. Yeah. Nagu vahet ei ole, kas see päriselt viljastatakse, kui keha eeldab seda. Ja mida ta teeb, siis on see, et ta tõstab progesterooni taset kehas, mis nagu, kui estrogen alguses nagu emaka limaskesta tegi paksuks, siis progesteroon nüüd nagu hoiab seda paksuna, et see munarakk siis saaks sinna kinnitada. Et kui ta nagu on viljastatud, et ta saaks siis nagu seal olla nii-öelda, et see laps nagu saaks seal edasi tekkida, on ju? Yeah. Aga kusjuures fun fact siia juurde, siis kui see munarakk päriselt on viljastatud, siis progesteroon nagu põhimõtteliselt hoiab seda limaskesta paksuna, et ta saaks nagu seal olla, on ju, ja ta läheb sinna limaskesta peale ja esimene nagu alguses ei ole, kui naine rases, tal ei ole platsentat kohe, on ju, mis siis seda nagu progesterooni toodaks, ehk siis alguses ongi see foliikul, millest see munarakk väljus, tema toodab seda progesterooni nagu. Yeah. Ehk siis see ongi nagu kogu läbi raseduse on see progesteroon kõrge, alguses siis toodab see foliikul seda, ehk siis mis nüüd muutus corpus luteumiks, ehk siis eesti keeles, ma ei tea, mingi kollakäsn või midagi, ja ta on nagu ajutine endokriin nagu see nääre. Ehk siis nagu kui kehas on muidu nagu endokriinnäärmed nagu kogu aeg olemas, munasarjad, munandid, ma ei tea, neerupealised, mida iganes, neid on palju. Et need on nagu kogu aeg olemas, aga su keha, reaalselt naise keha nagu iga kuu lihtsalt tekitab ajutise näärme, mis toodab seda progesterooni, mis on nagu suht crazy, see võtab jällegist nagu nii palju energiat kehalt, on ju. Yeah. Ja fun fact on siis selline, et kui su keha, see on kõrge progesterooni tase, siis su keha teab, et sa oled rase. Yeah. Sest et see ongi selleks, et seda nagu rasedust hoida, on see progesteroon oluline. Ehk siis mida teevad näiteks pillid, on see, et nad tõstavad, sa võtad neid sünteetilisi hormoone ja see ongi sünteetiline progesteroon, mis sa võtad, ehk siis su keha arvab, et sa oled rase. Kuna sa võtab progesterooni ja siis ongi see, et su keha on nagu, sul on progesteroon kehas, nii et me ei saa nagu järgmist munarakku me ei saa järgmist munarakku väljastada, sest et sul on juba üks, vaata. Yeah. Mis on nagu suht crazy. On küll, ja me jõuame ka selle teemani, et mis on rasestumisvastaste vahendite nagu, kuidas nad mõjutavad ja värki. Aga lähme tagasi nende faaside juurde. Oh my god, sorry. Ei, kõik on hästi. Ongi põhimõtteliselt me saame öelda, et su kehas on nagu 2 peamist režiimi. Esimene režiim on siis see, kus nagu sul on palju energiat, sul nagu põhimõtteliselt su keha on nagu, ta on võimekas. Ta valmistubki selleks, et sa jääksid rasedaks, ehk siis sa nagu, jällegist, kuna elu mõte on ilmselt rasedaks jääda, siis bioloogiline elu mõte on, siis nagu ongi see esimene faas, keskendubki sellele, et see nagu oleks most likely, et sa nagu teeksid seda. Ehk siis mida ta teeb, ta muudab su suhtlevamaks rohkem. Sul nagu ongi see estrogeni tase nagu pumpab üles selle, et sa tahad minna välja, sa tahad nagu kohata inimesi rääkida nendega. Sul on rohkem energiat, et seda teha, on ju. Ja siis, kui progesteroon üle võtab, ehk siis see teine faas su tsüklist on see, kus on siis maintenance faas põhimõtteliselt, et su keha arvab, et sa oled rase, sest ta on nagu mingi, okei, let's nagu wind down, on ju, võtame rahulikult asja, et nagu pole vaja kuhugi kiirustada, et ongi, see on normaalne, et sul ongi nagu vähem energiat selles faasis. Ja see on bioloogiline reaalselt, et nagu, ma ei tea, miks samamoodi nagu me oleme evolutsiooniga nagu arenenud sinna, et me öösel magame näiteks. Et nagu see on kõige mõistlikum on öösel magada, sest et nagu päeval on valgus, me saame teha asju, mida iganes on ja siis samamoodi tegelikult bioloogiliselt me oleme nagu evolutsioneerunud sinna, et nagu teises tsüklifaasis meil on nagu rahulikum aeg, et nagu meil ongi lihtsalt see aeg, kus me nagu vajame seda puhkust rohkem võib-olla. Ja millal see teise tsüklifaas hakkab? Peale evolutsiooni. Okay. Sa küsisid, et kuidas üldse teada, et sul on evolutsioon?
ja et põhimõtteliselt tegelikult ma arvan, et see on üks väär arusaam, mis nagu naistel on see, et su tsükkel keerleb ümber päevade, et ongi, nüüd on jälle päevad, siis jälle ei ole, siis nüüd jälle on, et see tegelikult nagu ei ole nii, vaid jällegi tsükkel keerleb hoopis ümber ovulatsiooni, et ta nagu, et see munarakk saaks viljastatud, on ju. Aga et see ongi nagu, see on kõige olulisem osa su tsüklist ja esiteks meil ongi vaja teada, kas see naine, näiteks kui ma siis tulevikus, ma ei tea, tegelen naistega rohkem nagu isiklikult ka või one-on-one mingi konsultatsioonis ongi kõige olulisem on see vaja teada, et kas sellel naisel toimub ovulatsioon. Ja see tähendabki seda, et kas tal üldse toimub see tsükkel, on ju. Ja et seda teada saada, selleks on omad nagu meetodid. Näiteks üks on see, et progesteroon tõstab temperatuuri kehas. Ehk siis, kui see tsükli teises faasis on ja progesteroon tõuseb, ehk siis su temperatuur tõuseb. Et sa oledki, sul on lihtsalt nagu naisena, sul on põhimõtteliselt 2 nädalat nagu kõrgem temperatuur kui esimest 2 nädalat. Väga huvitav. Kui sa nagu hommikuti mõõdad oma temperatuur, seda peab nagu hommikuti tegema, selle nimi ongi basal body temperature, mis ongi nagu hommikul põhimõtteliselt esimese asja, nagu sa ärkad, sa võtad oma nagu temperatuuri, nagu tavaliselt lihtsalt kraadid ennast. Ja siis sa nagu peaks nägema seda muutust, et mingi hetk, nagu, kui sul on madalam, siis mingi hetk läheb nagu kõrgemaks, et siis ongi see, et kui see on nagu kõrgemaks läinud, siis see oli kinnitus, et sul oli evolutsioon. Aga kui sul seda kõrgemaks ei lähe, siis nagu sul ei olnud evolutsiooni, sest et evolutsioon nagu on progesteroon tõuseb ainult siis, kui sul oli evolutsioon, sest et muidu nagu see folliikul isegi nagu ei produce'i seda progesterooni, vaata. Ehk siis väga keeruline teema, igal juhul me läksin väga keeruliseks. Kusjuures ei ole üldse minu arust, vähemalt Miia nooguta, et ei olnud. It all makes sense tegelikult, ma võib-olla ei ole justkui parem sellest niimoodi rääkimises. Ma arvan miskipärast, et naised võib-olla saavad sellest natuke paremini aru kui mehed, kes nagu ei ole kogenud seda, ma arvan. Ta on natuke siuke nagu tunnetuslik ka. Ja tegelikult sa tunnetad ja nagu see ongi nagu üks nagu võib-olla natuke missioon, mis mul nagu ka on see, et naised nagu tunnetaksidki oma keha rohkem ja et nad nagu mõistaksid seda, et tegelikult nagu kahjuks nagu, kes on veits controversial võib-olla, aga nagu kahjuks ma olen isegi seda kogenud, võin oma kogemuse pealt öelda, et nagu kui sa lähed arsti juurde, siis nagu arst suht nagu shutdownib su sellega, et sa nagu näed, et sul on mingi muutus olnud, mul ei olnud seda varem, mis juhtus, vaata, ta on mingi, see on normaalne. Et nagu ma ju ise nagu tunnen, et see ei ole nagu, et miks sa nagu ütled seda. Et see ongi nagu see, et kui naine nagu tunneks ise oma keha nagu paremini ja ta saakski nagu kinnitust, et ma tean, et see ei ole normaalne, sest ma tunnen oma keha, siis nagu ta oskaks võib-olla arstilt ka nagu paremini küsimusi küsida ja nii edasi, et ta nagu ei oleks nagu nõus selle nagu lihtsa vastusega. Et see on ka kindlasti see missioon, et nagu see koostöö selle arstiga, et nagu... Kusjuures ma pean ütlema, et ma olen suht sarnaseid asju vähemalt kuulnud. Ma ise õnneks ei ole kogenud, et mul on hästi tore naistearst õnneks. Mul on vedanud. Et aga et see on nagu, kusjuures ma arvan, et see ongi nagu mingi tänapäeva mingisugune probleem pigem just seoses sellega, et on nagu igasugune tehnoloogia areng võib-olla. Ma ei tea, mida sa arvad, et millest see võib-olla tekib, et see tunnetuslik pool nagu shutdownitakse. Või et miks naised nagu üldse ei tunne oma keha või? Ei nagu, et miks arstid seda nagu... Shutdownivad või? Jah. Ma ei kujuta ette, miks arstid seda shutdownivad, sest tegelikult mul nagu... on muidugi, selles mõttes ma ei saa nagu üldistada, et on muidugi arste, nagu sa juba ütlesid, et nendel on väga tore naiste arst, on ja, et kes nagu teevad oma tööd selles mõttes ka sellest poolest väga põhjalikult, aga et ma nagu ei taha kritiseerida otseselt arstide tööd, aga see ongi see, et mul on tunne lihtsalt, et neil on võib-olla nagu mingid puudujääke lihtsalt ka just nagu see pilli kirjutamisega ja kõige sellega, et nad nagu kuidagi tahavad minna the easy way nagu, et see ongi see, et kelleks mina siis nagu õpin, ongi see nagu hormone coach, et sa nagu põhimõtteliselt ma nagu aitaksin selle inimese üldse sinna juurpõhjusele leida, et siis arst saaks päriselt nagu teda ravida ka, mitte lihtsalt nagu kirjutada nagu sümptomitele välja, nagu me tegelikult tänapäeval me veits võib-olla liiga treatime sümptomeid, mitte nagu seda põhjust. Kusjuures täiesti nõus. Mul on praegu siuke kogemus olnud seoses
ühte tüüpi ravimitega, kus ma võtan ühte ravimit, mul tekivad sellest mingisugused kõrvalmõjud ja siis ma saan teise ravimi peale, et selle esialgse ravimi sümptomeid kõrvaldada. Ja siis see tundub nagu ilge nõiaring ja me ei lähe kunagi tagasi selle juurde, et võib-olla see esialgne ravim lihtsalt ei sobinud. Et ma olen täiesti nõus sinuga selle koha pealt. Jah, et me ei peaks tõesti peaks jõudma rohkem sinna juurpõhjuseni ja ma arvan, et see on ka tegelikult kindlasti arstidele abiks, kui inimene oskab päriselt ise oma keha analüüsida ja päriselt ka öelda, et kuidas, mis tal muutus ja nii edasi, et ma arvan, et vähemalt iga naine võiks seda kindlasti teada, ma ei tea, kui tihti mehed üldse arsti juures käib. Aga naistel vist on natuke tihedamini. Jaa. Kuigi mu enda mees ütleks praegu selle peale, et ta ei ole nõus selle väitega. Okei, mõttest. Ühesõnaga, vabandame Iovile. Aga võtame tegelikult selle küsimuse, et sa oled hästi palju keskendudki või ma ei tea, kas sa tegelikult keskendud sellele, aga vähemalt mida ma olen tähele pannud, on see, et sa oled öelnud, et see menstruaaltsükkel on peegel su, mis asjale kehale või? See on peegel su terviseseisundile. Okay. Et tegelikult menstruaaltsüklit siis üleüldiselt peetakse naistel 5. elutähtsaks märgiks. See tähendab seda, et kui sa oled terve, siis on sul ka menstruaaltsükkel korras põhimõtteliselt. Okay. See ongi peegel sellele, et milline on su terviseseisund. Aga miks see on nii? Sest et jällegist hormoonid, kuna tegelikult see on lihtsalt see, et kõige lihtsamas viisis lihtsalt ongi, nagu ma seal videos ka ütlesin, et päevadel on prioriteedid ja nad lahkuvad, kui sa ei triidi neid hästi. Yeah. Et see põhimõtteliselt on see, et esimesena su kehas, kui näiteks oletame, sul on stressful stress on ju. Yeah. Et aru saada endast, me peame alati minema tagasi reaalselt 300 000 aasta vanusele sinuni, sest et praegu sa oled täpselt sama, mis sa olid tegelikult 300 000 aastat tagasi. Sest inimene ei ole vahepeal muutunud, su aju on sama, sul on sama aju, mis nendel vendadel . Yeah. Ehk siis, mis tähendab seda, et kui see 300 000 aastat tagasi olev inimene tajus stressi, näiteks teda ajas taga lõvi, oli tema stressor, siis juhtus see, et keha sai aru, et okei, meil on vaja ära joosta, meil on vaja põgeneda või võidelda, ongi flight or fight siis reaktsioon toimus kehal. Ehk siis kogu su energia, kogu su keha energia läheb sellele, et seda inimest elus hoida. Yeah. Ehk siis, mis juhtub, kõik teised funktsioonid neilt võetakse energia ära. Su toit ei seedi ja su tsükkel näiteks, immuunsus samamoodi. See kõik nõrgeneb, sest kogu energia läheb nendele ellujäämise, ongi mingi breathing on ja siis lihaste töö on, et saaksid ära joosta või võidelda. Ja samamoodi on ka praegu, et kui sa näiteks oled pidevalt stressis, siis esimese asjana kaobki ära su tsükkel. Sest et see on lihtsalt samamoodi täpselt keha arv, et oi, mind ajab lõvi taga, mul on vaja nüüd minna joosta, vaata. Et see on samamoodi. Ja tsükkel selles mõttes, see ongi minu meelest see on nii hea viis ja see on ainult naistele, kuidas aru saada, et kas sul on mingi underlying issue või sul ei ole, see ongi see on sümptom põhimõtteliselt mõnes mõttes. Yeah. Et see on sümptomid, ne ei ole ju halvad asjad, kui ma ütlesin enne, et miks me treatime sümptomeid. Need ei ole halvad asjad, don't shoot the messenger. Yeah. Need on lihtsalt seal, et öelda sulle, et jõu, midagi on valesti. See on lihtsalt see märk. Jaa, on küll, jah. Samamoodi ongi siis nende tsükli probleemidega, aga jah, ongi naistel sa kohe näed seda lihtsalt, meestel ei ole seda niimoodi, vaata. Yeah. Sest meestel ei ole tsüklit. Ega neil ei ole päevi, lihtsalt ongi see kohe, kui midagi läheb veits, ma ei tea, toitumine näiteks on halb, samamoodi ületreenid või ei liigu üldse, yeah. Et siis toimuvadki need muutused kehas ja sa näed, et okei, ma peaks rohkem oma tervise pühendama sellele. Jaa, aga kuidas on toitumine ja liikumine seotud hormoonidega? No ma ütlen nii, et tegelikult hormonaaltervis on ka tervis. Kui me räägime hormoonide tasakaalustamisest, siis see ei ole mingi eraldi science. See, et leida see juurpõhjus on eraldi science, on see, mida mina õpin, et kuidas üldse aru saada, et mis siin kehas praegu toimub, mis lappe läks ja mis see põhjus on. Aga see, et kuidas seda päriselt triitida üldjuhtudel on see, et su elustiil peab olema
selles mõttes piisavalt hea, et ongi nagu toitumine, kui sul on toitumine kehv, on ju, siis nagu kui su näiteks sul sööd mingi liiga palju fast foodi, siis su kõhus siis ei ole piisavalt neid häid mikroobe, näiteks ei ole piisavalt nagu mitmekesisus on ju. Ja samamoodi nagu seedimine, me teame kõik, et mõjutab näiteks nahka on ju, ja see samamoodi nagu mõjutab ka su tsüklit, nagu kõik need seosed on seal, nagu su keha on ühtne süsteem jällegist, et ja sama on ka näiteks treenimisega. Et kui sa treenid üle, siis jällegi su keha arvab, et sa oled jälle stressi all ja siis ta jällegi shutdownib põhimõtteliselt su selle reproduktiivse süsteemi nagu. Yeah. Ja näiteks üks huvitav asi on see, et kui sa oled ülekaaluline, siis põhimõtteliselt keha hoiab estrogeni rasvas. Ehk siis nagu jällegi see tekitab sul kohe nagu mingid tsükliprobleeme, sest et sul on lihtsalt liiga kõrge estrogeni tase nagu kehas. Ja see ongi see, et kui sa leiad nagu selle põhjuse, siis sa saad nagu aru, miks see tekib, aga tegelikult jällegi see triitimine põhimõtteliselt mingi lihtsalt, et nagu sa ei peaks olema ülekaal. Et nagu see on see nagu treatment nii-öelda, aga see on ju lihtne, nagu see on lihtsalt elustiil. Aga see ongi see, et nagu mis päriselt mida mõjutab. Jaa. Okei, aga me rääkisime juba natukene enne ka rasestumisvastastest vahenditest. Et mida nad teevad siis tsükliga? No me rääksime, et keha arvab, et ta on rase suht oli umbes mingi aga see tegelikult ei olegi rohkem väga midagi öelda, et põhimõtteliselt rasestumisvastased, hormonaalsed rasestumisvastased vahendid siis üldiselt nagu shutdownivad ovulatsiooni, ehk siis ei toimugi tsüklit ja nagu keha lihtsalt, kuna me rääkisimegi see progesterooni tase on kõrge, siis sünteetilise progesterooni progestinni tase on kõrge, siis su keha nagu põhimõtteliselt ongi valmis nagu võtma vastu seda viljastatud munarakku, ehk siis järgmist ei saadeta nagu. Aga jällegi see võib mõjutada nagu nii palju erinevaid funktsioone, näiteks ma ei tea, nagu ma ei ole päriselt tegelikult väga huvitav oleks lugeda uuringuid selle kohta, et nagu ma olen lihtsalt kuulnud, et näiteks inimesed neil oleneb nagu see, kui nad on rasestumisvastase vahendi peal, siis nad valivad täiesti teistsuguseid partnereid, kui nad nagu ei ole. Et nagu, et see on, ma ei tea, kui nagu tõepõhine see just on, ma ei ole ise nagu uurinud, aga ma olen nii paljudelt kuulnud, et nii, et ilmselt seal on mingi nagu seos ikkagist. Et ma ei tea, jällegist ma ei taha nagu rääkida mingi uuringute vastu või midagi, aga vahest on ikkagi see, et nagu kõik asjad ei olegi nagu teaduslikult tõestatud, aga kui sa tunned seda muutust oma kehas, siis ma arvan, et see peaks olema nagu piisav nagu ettekääne, et see nagu on midagi muutunud, et nagu sa ei pea nagu, ma ei tea, kõik ei peagi alati olema nii nagu teaduslik, et see nagu, kui sa saad aru, et okei, mul ei olnud seda ennem, siis nagu see on juba valid nagu. Jaa. Et jah. Jah, aga ma tahtsin tegelikult küsida seda, et kas siis rasestumisvastased vahendid on nii-öelda saatanast, et kas nad on nagu halvad sellepärast, et nad selle tsüklit muudavad põhimõtteliselt? Ei, kindlasti mitte. Rasestumisvastastel vahenditel nagu on oma koht kindlasti, et nagu nad on väga olulised olnud näiteks ka meil ajaloos, et see on nagu põhjus, miks naised üldsegist saavad töötada rohkem, et nad ei jääkski rasedaks, sest muidu oleks ikka see nagu kunagi oli, et me oleme kõik beebidega kodus ja tegelikult midagi ei ole, et see on kindlasti nagu väga-väga oluline nagu võib-olla feminismi koha pealt. Ja teiseks sellel on nagu oma koht ka näiteks, kui sul on verehüübimatus ja sa iga kuu sul on sellised päevad, et nagu lihtsalt sa ei saa verd pidama nagu. Kas sa riskid nagu verekaotusega iga kuu? Ei, siis on jällegi need pillid nagu hea valik. Et sellel on nagu omad kohad, kus see on ja kindlasti nagu kui inimene tõsiselt nagu, kuna need on väga efektiivsed raseduse vältimisel, siis nagu kui sa soovid rasedust vältida, siis see on nagu hea point, nagu mis nüüd võtta, aga point on selles, et 58% pillivõtjatest tegelikult võtavad neid sümptomite pärast, nagu menstruaaltsükli sümptomite pärast, näiteks ongi valu, krambid on ja siis lihtsalt see ebaregulaarne tsükkel, mida iganes, nagu mingi sellised asjad. Nagu see ei tohiks olla ettekääne ja tegelikult minu meelest ka nagu ei tohiks välja kirjutada nagu liiga kergesti nagu nendeks ettekääneteks, nagu nende sümptomite matmiseks lihtsalt seda pilli, et nagu see ei, nagu ma arvan, et teine väärarusaam, mida inimesed nagu arvavad, on see, et pill ravib su terveks. Et see ei ravi sind terveks, nagu see lihtsalt võtab sult need sümptomid ära selleks ajaks ja siis kui sa tuled maha, siis need sümptomid võivad isegi olla hullemad, sest et nagu
mida see teeb, on põhimõtteliselt see, et kõige lihtsam viis, kuidas seda seletada, põhimõtteliselt see benchib, need sünteetilised hormoonid benchivad su päris hormoonid nagu. Panevad nad benchile, mis juhtub näiteks mängijatega, kes on liiga kaua benchil? See on hea küsimus. Iop praegu väriseb. Oota, põhimõtteliselt nad lähevad kehvemaks. Nad ei oska mängida enam. Nad ei oska, jah. Ja, eks siis ongi see, et kui sa tuled nagu sellelt pillilt maha, siis su päris hormoonid ei oska enam mängida. Nagu nad ei, kuna su hormoonid nagu põhimõtteliselt hüpofüüs ajus ja hüpotalamus ajus nagu võtavad neid signaale vastu ja saadavad neid signaale kogu üle su keha, et nad on kogu see süsteem su kehaga. Aga kui su päris hormoonid on liiga kaua benchitud nii-öelda siis nende sünteetiliste hormoonide pärast, siis nad ei saa sellest signaalist enam aru nagu. Yeah. Ehk siis ongi, kui sa tuled, no see on muidugi pika aja jooksul. Et see ei ole siis, kui sa võib-olla mingi aasta 2 oled, see tegelikult ei tohiks veel nii palju mõjutada, aga see väga palju loeb ka sellest, nagu mis hetkel sa sinna lähed. Yeah. Et kui sa nagu aju areneb kuni 25. eluaastani. Tegelikult me mainisime enne ka seda või sina mainisid ja siis me veits võib-olla natuke arutasime seda. Vist ei arutanud seda, et koolides menstruaaltsüklist rääkimine on ju? Või menstruaaltervisest üleüldiselt? Et mida sa arvad sellest, et kas seda on, kas seda võiks rohkem olla? Kindlasti võiks rohkem olla, sest et minu meelest see viis, kuidas me nagu räägime tüdrukutele või kui üldse räägime, ma isegi ei tea, on nagu päris nukker, et nagu põhimõtteliselt, okei, nüüd on nii, davai, lihtsalt terve nüüd ülejäänud mingi pool elu endast kannata seda neid päevi ja see on kõik lihtsalt nii jube nagu. Yeah. Et see on nagu kodudes, ma arvan, on päris puudulik see nagu conversation. Ja kodudes ka, jah. Ja et see võiks nagu olla nii palju ägedam või nagu kui sa lähed rääkima sellele reaalselt 11-12-aastasele tüdrukule, kellel tegelikult nagu see juba nagu menstruaaltsükkel nagu on arengus on ja siis sa võiksid talle ju rääkida sellest kui mingi maailma kõige ägedamast asjast, et mõtle, see ongi nagu, me rääkisime sellest peeglist, et mõtle, see peegeldab su tervist, et sa võiksid ju rääkida seda kui nagu superpowerist reaalselt, et ongi sa nagu saad nagu analüüsi oma tervisest nagu läbi selle nagu tsükli, et see võiks minu meelest olla nagu palju ägedam, palju parem, palju nagu kaasahaaravam, aga minu meelest seda nagu väga ei ole või nagu kui sellest üldse räägitakse. Yeah. Et see on võib-olla jällegist ka minu väike missioon, et kui ma juba siin podcasti täna suutsin 4 kuu pealt tulla, et ma 4 kuud seda teinud, siis nagu kindlasti ma suudan minna ka koolidesse rääkima, ma ei tea, mingi aja jooksul, et see kindlasti on üks mu koolidest. Ma arvan, et see võib tegelikult päris nagu hea algatus ka või algus selle jaoks olla, sest me tegelikult oleme ka ise ju kooliga seotud ja teeme ka seda tegelikult ju praktilise töö raames, et see sõnum kindlasti nagu jõuaks kaugemale. Nende sümptomitega seoses, et kui me räägime, et 58% nende pillil olevatest naistest nagu läksid selle pärast, et neil olid nagu mingid sümptomid, mis on näiteks krambid, akne, mingi ebaregulaarsed tsüklid, siis me peame nagu arvestama sellega, et puberteediealised, see ongi normaalne, et neil on ebaregulaarsed tsüklid, su alles keha nagu saab aru, et süke asi on ka olemas nagu tsükkel, sest alguses ju lapsena sul on ainult see nagu päevane tsükkel, sul ei ole seda 6 tsüklit ja siis mingi hetk see tekib nagu juurde sulle, et nagu ja siis su keha nagu alles harjub sellega, sul on ebaregulaarne tsükkel, ma ei tea, kas sa tead nagu põhimõtteliselt ühtegi puberteediealist, kellel ei olnud aknet nagu ja nagu samamoodi nende krampidega asjadega, et see on nagu normaalne ja siis nad nagu kaeblevad selle üle, mis on nagu aus fakt, aga see on normaalne, see peabki veits nagu nii olema, see on lihtsalt siuke nii-öelda veits kannatusfaas on ja et aga kui sa paned nagu selle inimese, selle noore nagu puberteediealise sellele pillile selle pärast, et tegelikult su keha peabki nii nagu töötama. See kõlab nagu veits absurdselt või nagu ja siis ongi, et see pill nagu ei ole lokaalne mingi kohalik asi, et ta töötab ainult näiteks sul emakas, ei, ta põhimõtteliselt cut-offib juba ajus selle nagu päris selle progesterooni tootmise, et see läheb nagu üle kogu su keha ja nagu inimese aju areneb kuni 25 eluaastani. Et nagu see on nii palju suurem, kui nagu minu meelest meile räägitakse või nagu
see conversation, ma ei ütle, et pill on halb, ei, aga see nagu see täielikult, see vestlus puudub minu meelest, et kui sa lähed arsti juurde ja ma just käisin ise arsti juures, et oli mingi, ma näen, sul on ikka paar punni, et pillide peale tahad minna või? Ma olen nagu, okei, aga nagu ta isegi nagu ei räägi nagu nendest asjadest, et mis siis kõik kehas toimub ja nii edasi, et nagu mingi konvo võiks ju ikkagi seal olla, et nagu mida see täpselt üldse teeb või nagu. Ja kusjuures see ei ole üldse nagu kindel, et pillid nagu akne ära võtavad. Ei olegi, see võib täiesti vastupidiselt mõjuda nagu. Et see võib, mõnel teeb paremaks, mõnel teeb halvemaks, et see on nagu iga keha on nagu unique. Ja siis saab jälle uue ravimi peale, eks ole. No lõpuks ongi see, et nagu ravimid muidugi nagu need ju aitavad, aga kui need ravimid ravivad seda sümptomit niimoodi, et päriselt juurpõhjust ei leita, siis noh, see asi võib selle edasi põhimõtteliselt mädaneda nagu. Aga see jällegist väga nagu oleneb nii-öelda ka haigusest või nagu seisundist. Jaa, aga ma arvan, et lähme nüüd tänase saate viimase küsimuse juurde, et milline on kõige sagedasem väärarusaam menstruaaltsükli kohta? Ma paari väärarusaama juba mainisin, aga üks, mis ma vist ei maininud, on see, et tüdrukud arvavad või üldse inimesed arvavad, et sa võid rasedaks jääda ükskõik millal. Et see on nagu, ma tean, et ma ise arvasin seda väga pikalt ja nagu minu meelest nagu, ma ei tea, kas siis nagu keegi lihtsalt ei öelnud seda või ma ei kujuta ette, ma ei tea, kas bioloogiatunnis seda räägitakse, ma ei mäleta. Ma arvan, et selle nagu peamine probleem ongi see, et sellega ei minda nagu nii süvitsi võib-olla. Nagu see on pigem nagu see on kuidagi siuke ennetav, millest ma saan nagu aru, et kui sa ütled selle tüdrukule, et sa võid ükskõik millal rasedaks jääda, ole nagu nii cautious, vaata, siis ta prolli nagu rohkem nagu muretseb selle pärast, võib-olla nagu mõtleb selle peale rohkem ja nagu võib-olla siis ma ei tea, ei tee selliseid tegevusi nagu ma ei tea, mida iganes nagu, et see ongi see ennetav võib-olla siuke hoiak, aga tegelikult see on nagu väär. Nagu siukest väär arusaama nagu ei tohiks. Ma olen suht kindel, et minu bioloogiaõpetaja ütles nagu, et sul on kindel koht, kus sa saad rasedaks jääda, aga tegelikult nagu võid igas nagu faasis jääda, et kunagi ei tea, vaata. Aga kust see tuleb siis? Aga tegelikult on see, et nagu sa võid 5 päeva. Tervest kuust 5 päeva on see, kus sa võid jääda. Aga point ongi selles, et millal sul on ovulatsioon. Sa võid ainult ovulatsiooni ajal jääda, aga sa pead aru saama, millal sul on ovulatsioon, sest et see ei ole nagu päevad, et nagu sa näed seda niimoodi, vaid ovulatsioon on nagu natuke raskem, nagu ma rääkisin, siis juba temperatuuriga ja näiteks ka discharge on ja sa näed nagu märke, sa tunned olekust, et sa tunned teistmoodi ennast, aga need on siuke iffy, et sa ei ole nagu nii kindel. Et selles mõttes, temperatuuriga sa võid ikka päris kindel olla, kui sa päriselt oskad seda lugeda, et see on nagu jällegi see. Et see on siuke. Aga kas see on üldse nagu siuke regulaarne asi? Jaa, nagu kui sul on regulaarne tsükkel, kui sul on päevad iga, ma ei tea, 28-30, normaalne tsükkel on siis 25-35 päeva, et kui sul on nagu regulaarne tsükkel, iga nagu kuu on nagu sama pikk, siis sa tegelikult nagu, see peaks sul olema umbes 14. päeva peal nagu see ovulatsioon, on ju. Et ja nagu ongi 5 päeva, aga minu meelest on nagu, kui see on nii kuidagi, minu meelest kõik naised nagu ikkagi mingi hetk arvavad, võib-olla nagu, kui sa oled juba 20+, siis sa nagu tead, et see ei ole päris, aga nagu ma 15, ma olin küll mingi suht kindel, et see on nii nagu, et ma ei tea, kas siis ei räägitud lihtsalt. Ei kus selles üldse selle nagu igasuguste asjadega nagu just selle rasestumisega seoses nagu hästi palju ju räägitaksegi seda, et igaks juhuks peab alati olema pilli peal ja kondoom. See on nagu mingi disease, see on nagu kõik peame räigelt kardma, nagu muidugi see ei ole ju nagu, seda peaks vältima, kui sa ei taha rasedaks jääda, siis muidugi nagu, ma saan aru sellest hirmust, aga miks seda läbi hirmu tehakse, võiks ongi läbi õpetamise tulla, et nagu sa õpetadki seda naist nagu nägema neid ja nagu ka mehi samamoodi. Tegelikult ma ei ole üldse praegu meestest rääkinud, aga tegelikult meestel on nagu nii suur roll ikkagist ju naise elus, et nagu see, et ma olen nii õnnelik, et mul nagu 30% jälgijatest on mehed, et nagu ja nad päriselt nagu engage ivad ka ja nad nagu vaatavad ja nii, et see on nagu nii oluline minu meelest, et nagu ka mehed saaksid aru, kuidas siis täpselt naise keha töötab, et nagu kusjuures ma nüüd teen siia ma ütlesin, et viimane küsimus, aga ma teen siia boonusküsimuse ka veel otsa. Et mis sa arvad, et mis peaks nagu meeste roll olema selles, et võib-olla mõista seda menstruaaltsüklit ja võib-olla
või noh, võib-olla sa oskad seda paremini sõnastada või mingit nüanssi juurde lisada. Mehed peavad kuulama oma naisi lihtsalt. Nagu nad peavad lihtsalt aru saama, nagu selles mõttes ega mees ju, noh, ta ei saagi, noh, naine peab talle lihtsalt ütlema nagu, kuidas asjad on, ta peab talle tutvustama seda või noh, mees peab siis iseseisvalt õppima, aga lõpuks on see, et iga naine on ikkagist nagu unique. Iga inimene on unique, et nagu noh, see naine peabki lihtsalt rääkima sellele mehele, kuidas temal on, vaata. Et näiteks ongi viimases videos ma rääkisin ka PMS-ist, mis on nagu see, et sul enne päevi on nagu mingi periood, mingi noh, paar päeva, ma ei tea, 5 päeva, kus sul on nagu ülimega halb olla lihtsalt või nagu selles mõttes ongi mingi tujude kõikumised, sul on nagu lihtsalt saad nagu, tunned nagu saaks mingi teine inimene, vaata, see ongi sellepärast, et see noh, keha sai aru, et see, kes ei ole rase, siis kõik hormoonid lihtsalt kukuvad nagu, et progesteroon kukub alla ja siis see nagu nii-öelda rahustav efekt su kehale kaob, et see on jällegist bioloogiline, see on normaalne nagu. Aga nagu see ongi see, et kui see mees nagu saaks sellest aru ja see nagu naine räägiks sellele mehele, ta oskaks sellele mehele sellest rääkida, siis minu mõttes see päästaks lihtsalt suhteid nagu. Sest et see mees on nagu, ai, ta tegelikult ei taha must lahku minna, tal on lihtsalt PMS nagu. Et nagu see on lihtsalt, sellega tuleb lihtsalt arvestada, et nagu minu mõttes me ei saa nagu, me peaks nagu rohkem kuidagi empowerima naisi nagu rääkima sellest ja rohkem nagu seda nagu appreciate ima, et nagu me oleme erinevad, me ei ole meestega samasugused, nagu me ei ole bioloogiliselt nendega samasugused, midagi ei ole teha lihtsalt. Et nagu, miks me nagu võitleme selleks, et me oleks nagu täpselt nagu nende moodi või nagu meil ongi teistsugune tsükkel, me töötame täiesti teistmoodi, me vajame teistel aegadel puhkust nagu. Ja see miski pärast on tehtud nagu selliseks häbi asjaks ka veel just see nagu päevadest üleüldse rääkimine. No see on täiesti crazy mu jaoks, aga nagu see on päris. Ja see on nagu juba üks põhjus, miks nagu peaks seda võib-olla juba kooliealistele nagu rohkem tutvustama, ma arvan. Ja kindlasti, et just see nagu tabu sealt ära saada ka ja et lihtsalt see, ma mõtlesin, selles on lihtsalt nii crazy power, nagu kui naine saab aru, millist ta keha töötab. See ongi nagu, ma ei ole seda mõistet veel siin öelnud, aga see ongi biohacking. See ongi see, et sa saad aru, kuidas su keha töötab. Ja sa nagu vastavalt sellele ka nagu tegutsed, et põhimõtteliselt olla siis nagu võib-olla efektiivne nagu nii-öelda, et sa nagu suudaksid neid asju teha niimoodi, nagu sinu bioloogia nagu on. Et sa nagu ei suru maha seda oma mingit bioloogiat, et sa nagu töötad sellega kaasa ja sa läbi selle tegelikult sa oled efektiivsem, sest et me ei ole mõeldud siia ilma lihtsalt mingi kannatama iga kuu või me ei ole lihtsalt siin, et olla halvemad kui mehed nagu. Meil on omal, me lihtsalt töötame teistmoodi, aga me oleme nagu veits surutud siia nagu niimoodi töötama nagu nemad. This is a man's world. Jah. Aga aitäh, et sa tulid. Nii tore oli sinuga vestelda. Ja aitäh, et kutsusite. Aitäh ka kuulajatele. See oli meie selle aasta viimane episood. Ja me täname, et olete siiamaani kuulanud. Ilusaid jõule ja head uut aastat.